Inimene oma olemuselt omab kolmest koosnevat ühtset seisundit: keha, meel ja energia. Seda, mida te nimetate vaimuks, energiaks, hingeks. See kolmik toimib nii, et iga osa tegutseb oma tasandil. Hing suhtleb kõrgema meelega. Teie meel on ühenduses ja häälestatud kosmilise meele vibratsioonidega ning teie kehad suhtlevad omavahel energeetiliselt, andes viljana inimkonnale uut elu. Mu sõbrad, inimene ja kõik protsessid inimorganismis toimuvad teie kehatunnetuste meele abil. Teie meel on ühendatud kosmose, kogu kosmilise ruumi energia informatsioonilise meelega ning kõik impulsid, mis tekivad ja mida teie aju vastu võtab, võetakse vastu teie meele kaudu ning pärinevad kõrgema looja kõrgemast jõust. Nii et sõbrad, Natalja Petrovna Pehtereva rääkis sellest, et inimese meel ei ole võimeline ise mõtteid looma. Inimese meel suudab üksnes mõtteid vastu võtta, töödelda mentaalseid programme ja neid, ütleme nii, et mitte niivõrd suunata, vaid pigem ümber jaotada kogu organismis. Seega ühiskond haigestub eelkõige ebaterve mõtlemise tõttu ning kõik inimeste haigused saavad alguse tema peentasandilistest kehadest. Inimesel on tõepoolest kolmainsus olemus: keha, meel ja hing, vaim, energia. Samas on talle loodud ka 6 abistavat peent keha ning 4 vaimset keha, mis jagunevad eri tasanditeks: kõrgem, keskmine, veel üks keskmine ja kõige madalam vaimne keha, esmane vaimne keha, mis alustab oma evolutsiooniteed siin planeedil. Need vaimsed kehad koguvad teie vaimset informatsiooni, kogu teie armastust, headust, halastust, kõrget vaimset intelligentsust. Samuti on teil olemas mentaalne mõtete keha ja loomulikult astraalkeha. Nende 2 kehaga suhtleb otseselt egoistlik mõistus, egoistlik meel, mis loob teie peas pidevaid katkematuid dialooge. See on ego, mis mõjutab ja avaldab mõju teie teadvuse kehadele, teie mentaalsele ja astraalkehale, mis omakorda loob teie elus teatud ruumi, kuhu jõuavad erinevad olukorrad. Inimene on programm, kuid seda programmi juhivad 2 komponenti. Seda võib juhtida teie hing ja teie kõrgemad energiad, kui olete vaimselt arenenud inimene, või juhib seda egoistlik meel, millega enamik inimkonnast end samastab. Arenenud inimene on see, kes on arenenud oma kolmainsuses. Tal on tänu vaimsetele praktikatele ja teadmistele arenenud vaimsed kehad, tal on arenenud mentaalne keha ning ta juhib oma mentaalset keha. Samuti on tal arenenud emotsionaalne astraalne keha ja tema emotsioonid on loovad ja kaunid, kiirgavad ruumi ning loomulikult on ta tugev ja terve ka füüsilisel tasandil. See tähendab, et see, mis praegu toimub teie füüsilistes kehades, on algselt küpsenud ja loodud peentasandil ning selle lõi nähtamatu, mitmetahuline, mitmemõõtmeline egoprogramm, millest te võib-olla pole isegi kuulnud, mida te pole teadnud ega isegi aimanud, et see teie sees eksisteerib ning millega te olete end samastunud, sest kui teie sees tekkisid vaidlused, rahulolematus, sisemine agressioon või arusaamatus, pidasite te seda iseendaks, oma mõteteks ja emotsioonideks. Kuigi tegelikult oli see teie ego.